Aga talvel liikudes on ka mõningad plussid, mida suvel ei ole. Et näiteks joogivee probleemi talvel ei tohiks olla, kui on lund sadanud. Seda lund idee poolest võib ka endale niisama suhu toppida, see on ju põhimõtteliselt kristalliseerunud vesi, aga see ei ole väga hea mõte. Sellepärast, et see lumi viib teile kehatemperatuuri alla ja siis te kulutate energiat asjatult selle peale, et oma keha soes hoida. Mistõttu oleks see lumi ikkagi mõistlik veeks muuta. Selleks on erinevaid viise. Kõige lihtsam viis võib-olla ja loogilisem oleks see, et panete kogute selle lume näiteks mõnda katelokki ja panete lõkke kohale. Seal see muutub veeks üsna kiiresti. Sellega on nüüd see nipp, et on soovitatav seda katelokki mitte päris niimoodi tuugalt täis toppida, et siis see lumi samal ajal jahutab seda, kui seda altpoolt üritatakse soojendada. Ehk siis panete natukene ja lisate jao pärast juurde sinna, kui sinna juba vesi on tekkinud. Veel parem on kasutada kusjuures jääd sulatada, kui te seda teete, sest jää on tihedam ja seal on seda vett rohkem, et selles lumes seda vett nii palju ei ole, et teil tuleb üsna mitu korda siia juurde lisada. Aga ühelt maalt on teil siin siuke mõnus katlatäis sooja vett, millest saate siis teha teed või seda niisama siis juua. Nüüd, kui teil ei ole sellist katet, teil on omal vesi kaasas, siis et neid veevarusid säilitada, siis on mõistlik näiteks, kui teil on pudel põues veega. Kui joote seda vahepeal, võib-olla jah, kui janu on. Aga te võite siis pärast joomist siia alati natukene lund juurde lisada, et teie kehatemperatuur soojendab selle vee siin pudelis ära ja teie veevarud siis niimoodi pidevalt püsivad stabiilsena. Muidugi on hea ka see, et vaadake, kus te seda lund võtate, et kollast värvi lund ei tasu võtta ja üldse mingit niisugust määrdunud lundi. Veel parem on, kui teil on näiteks mingisugused veepuhastustabletid. Te võite neid ka siis siia sisse ajada, et juhul kui seal lumes mingisugune bakter on, et siis saab sealt välja puhastatud. Ja, aga aga pudelit muudkui põues, et kui te teda põue ei panete, kuidagi koti väljas ja ripub selle lumesegune vesi, siis teil on lõpuks seal jääsupp. Et hoidke põues soojas oma veepudelit. See oli siis teine nipp, kuidas enda veevarusid hoida. Et kui teil ei ole plekkanuat, milles vett keeta, siis näiteks sobib ka lume korjamiseks selline kaelarätt siis, mille te siis tõstate lõkke kohale või lõkke äärde lähedusse sulama. Selle kaelaräti eelis on ka see, et kui siit nüüd lumi sulab, siis kaelarätt töötab mõneti ka niimoodi filtrina, et siuke suuremad purud jäävad sinna sisse. Aga te ei taha, et see vesi siia lihtsalt maha tilgub, sellest ei ole teil palju kasu. Ja kui teil on plastiktops ja kellel ei ole, siis vaadake välja, kuhu teil see tilkuma hakkab ja püüdke need kuidagi kanaliseerida sinna plasttopsi. Ja võib muidugi öelda, et miks ma siis selles plasttopsis ei saa vett soojendada, siin on nagu tõepoolest saab, et see vesi jahutab seda plastmassi nii palju, et sellega ei juhtu ka midagi. Aga plasttopsis vee keetmine ei ole kõige tervislikum, kuna kuumuse mõjul hakkavad siis plastimolekulid aktiveeruvad, sealt eralduvad need vette ja te joote seda endale sisse. Ja see ei ole nii mõnus kui selline värskelt sulanud lumevesi. Ja lähemalt saate nendest asjadest lugeda ka ajakirjast Kaitsekodu.